Tere, alustame siis tänast vestlust Rinaldoga kuningriigi mängu teemal, mis on siin välja käidud mõni aeg tagasi. Milliseid mõtteid see on tekitanud, mis on selle mõte, mis on selle eesmärk ja nii edasi. Mina olen oma nägemuse esitanud selles lühikeses videoklipis ja ka sina, Rinaldo, oled seda vaadanud, oled seda kommenteerinud. Ja Mida sa ütleks selle kohta hetkel? no ilmtingimata, ilmtingimata on see kuidagi nagu tõesti see arhetüüpsus nii oluline. Eriti just mitte ainult, et me looks seda ruumi ja atmosfääri ja tegelikult ka nagu sellist uudsust, aga ka lihtsalt ühiskondliku vajalikkuse tõttu ja et me tõesti avaneks ja looks või noh, see koosloomine, see sünergia, mis tekitab sealt edasi seda sünarhiat, on nii nagu mitte ainult vajalik, aga ma tundun, et ka see loomulik, see on nagu loomulik protsess, mis kuidagi hakkab sinnapoole rohkem kanduma. Et kui me tõesti häälestame ennast mitte ainult läbi selle morfilise resonantsi, aga ka kollektiivselt, kui me taastame seda kunsti, mis varem on olnud näiteks, või kui me näeme selle vajalikkust, et, et uudsena midagi luua. Aga ongi, kui ta on uus, siis sinna tulebki see arhetüüpne mõõde sisse. Ja sealt edasi kandubki selline pühadus, sakraalsus, mis tegelikult annab omakorda veel rohkem selliseid dimensionaalseid mõõtmeid nendele tegevustele, mis seal nagu seesmiselt hakkavad toimuma, mis protsessid seal käivituvad. Ma tõin selle veel juurde siin oma kommentaaris nii-öelda, et selleks, et luua uut sellist kollektiivsemat visiooni, peab see olema mänguline. Mm -hmm. Et see on mänguteooriast tulenev selline uue paradigma mõtlejate seisukoht, et ka ajalooliselt uued visioonid, kui ühiskonnad on muutunud, on olnud mingis mõttes nagu mängulised, kas siis tõsisemalt või kergemalt. Ja meil on mängulised kuningriiklased olnud Riigikogus, eks ole, esimestes koosseisudes, ma ei mäleta mitmendas täpselt. Et seda tegemist on just nimelt mänguga jällegi ja me mängime jah, tõepoolest, nagu sa ütled, et kui me tahame midagi natukenegi sügavamat saavutada ja püsivamat luua, siis me peame leidma arhetüüpse tasandi. Kui palju nüüd täpselt see kuningriigi mäng nüüd, see kuninga arhetüüp, see oli ka meie kultuuris ju, kung oli hõimupealik, eks ole, ka Eesti kultuuris väidetamisi, mitte ainult Rootsis või kuskil. Et kuidagi need iidsemad inimkooslused olid nagu meie jaoks arhetüüpsed, et oli kuningas, oli rüütelkond, aadel, aristokraatia, vaimne osa sellest, ütleme, vaimulik vaimne osa ja, ja siis teised seisused, ta on ikkagi, osa arhetüübid on ju seisuslikud, et siis oli, kodanlus tuli üldse hiljem, ütleme, kaupmeeskond neljanda seisusena, aga käsitöölised talupojad, eks ju. Nii et preestrid olid kõige kõrgemal, Indias samuti, siis tulid sõdalased, sealhulgas siis kuningad rüütlid ja siis olid käsitöölised talupojad. Nii et ja ühiskonna kihistumine on ju ka praegu olemas ja seisuste piirid kuidagi teravnevad minu jaoks mingil kombel millegipärast. See võib-olla sellepärast, et see surutis, väline surutis järjest tugevneb, et siis inimesed peavad kuidagi koonduma, kas siis seisuslikult näiteks, et kui me ei suuda nagu tervet ühiskonda korrastada, et korrastame ja kaitseme kas või siis oma seisust vähemalt. Mm -hmm. Ja sama me näeme rahvuste ja rasside, just nimelt rasside vahel. Et kus muidugi püütakse üles kütta religioonide vahelist nii-öelda viha, aga tegelikult see sügavam piir väidetamisel läheb hoopis rasside vahelt. Et kui ikkagi on semiidi rass, on nii islami kui ka judaismi
poolelt, eks ole, nad mõlemad on semiidid, Mhm. päris rassilised juudid, no siis kes tegid keskajal väga võimsat koostööd, enne kui lääs tuli neid nii-öelda tülli ajama, Vatikan, siis siis nii on ka nende seisustega ja kui me räägime sotsiaalsest muutmisest või visioneerimisest, siis kuningriik on ju sotsiaalne, ta ei ole noh, individuaalne arhetüüp, et noh, maag või armastaja või need on väga individuaalsed arhetüübid. aga kuningas on väga sotsiaalne arhetüüp ajalooliselt meie mälus, eks ju. rüütelkond, aristokraatia, aadel on sotsiaalne arhetüüp. et sellepärast ja siis igal, ma ei tea, rüütlil on oma mingi väesalk või malev nii-öelda ja see malev võib omakorda koosneda mingitest väiksematest rühmitustest, mida võib ju nimetada kogukondadeks või võib-olla isegi vennaskondadeks, sest et vanasti ikkagi ütleme, et rühmitused võisid, need väiksed rühmitused võisid moodustuda ka ütleme, sugukonna raames, kus inimesed olidki sugulased ja nad lõid enesekaitseks või enese majandamiseks ja nii edasi sellise veresuguluses olevad vennad ja õed, eks ole. aga praegu, kus suguvõsad on nagu ära langenud, siis nad on lihtsalt noh, kogukonnad on nüüd emotsionaalsed hõimud nii-öelda on asendanud siis neid kaduvaid sugukondi. nii et see on selle põhjendus, miks just kuningriigi mäng ja miks just sellised nimetused, noh, kuigi me teame, et rüütlid, noh, ajalooliselt me teame, et rüütlid olid tegelikult sõdalased, kes noh, ütleme Vatikani all nad vallutasid uusi maid, eks ole ju, vallutasid ka Maarjamaa, noh ja siis nendest said siis siin nii-öelda need lääniisandad või mõisnikud, sest nendele läks siis kogu see rahvas, kas siis vabade talupoegadena või pärisorjadena ja nii edasi. et kas selline pilt sobiks kuidagi inimeste uueks struktureerimiseks, sest nagu ma rõhutan, selle mängu tähtis osa on arhetüüpide teadvustamine üksteises ja iseendas, jah. mida me varem võib-olla ei olegi nii väga teinud, et me sotsiaalses plaanis hakkame teadvustama üksteise arhetüüpe ja sellest tulenevalt tekib siis mingisugune struktuur, esmapilgul hierarhia, aga tegelikult on see sünarhia, et iga inimene leiab oma koha selles struktuuris ja annab selles oma parima ja tekib sünarhias, tekib sünergia, eks ole, koos loome sünergia. et see on minu nägemus sellest. ja nüüd ma olen lihtsalt teinud seda, et ma olen erinevatele oma tuttavatele ja tegijatele saatnud lihtsalt selle küsimuse koos selle videolingiga, et noh, kuidas sina oma arhetüüpi määratleksid. et me Mm, saame kuningriigi mängus määratleda enda arhetüüpi ja me jah. võime pakkuda seda ka oma kaaslastele. ja mõned inimesed ongi seda teinud, nad on ka minu arhetüüpi määratlenud, mis on väga huvitav. ja nii see läheb. siis tekivad mingid arhetüüpsed võrgustikud või siuksed hõimud või ma ei tea, perekonnad nii-öelda või family. aga kes sa ise ütleksid, et sa oleksid? ma ise arvan, et ma olen mingi prohveti tüüpi, et ma kipun nagu mingeid uusi asju laduma välja niimoodi ahah, üsna jõuliselt ja agressiivselt ja kohati mõnelegi ehmatavalt. jah. aga siin keegi viimatisest Zoomis tõmbas kaarte ja leidis sealt noh, õigluse või kohtuniku, noh ka Mm, natuke sinnapoole, noh. eks ma niisugune maailma parandaja olen, noh, õigluse alusel siis. ja keegi on ka pakkunud sellist, no vana tarka meest, eks ole, ja nii edasi. milline on vähemalt osa minu persoonast, kui mitte enamat, eks ju. mhm. et see on huvitav. aga kuidas nüüd need seosed ja kas seal tekib selle peale ka mingisugune tegevuslik struktuur? või kas see on kasvõi, hea küll, ta ei teki sinna otseselt, aga ta on seal foonil. noh,
koosloome käib ikka vot siin niimoodi, et nüüd meil on mingid ühised projektid, me panustame igaüks vastavalt oma võimetele, eks ole, noh nagu linnulaines, eks ju. jah. aga foonil võiks olla, vähemalt foonil võiks olla see arhetüüpne suurus, mis kõrgub selle üle. noh, nagu Jumal kõrgub kõige üle, eks ole, mis me siin esiplaanil nii-öelda mängime seda mängu. ja inimesed siiski, mõnedki, ma küsisin ka linnulaines, seal mõnedki julgesid määratleda oma naisarhetüüp antud juhul, jah. see vajab natukene nagu julgust võib-olla isegi, et välja käia niimoodi. ja teised võivad anda siis tagasisidet või võtta teatavaks või noh, aktsepteerida, austada või pakkuda ka kõrvale mingeid, ka selle inimese enda jaoks huvitavaid asju, et siis ta saab nagu, see on nagu me algul peegeldame, me projitseerime ennast kuidagi välja ja siis me saame tagasisidet ja siis me saame täpsustada seda arhetüüpi. Jung Mhm. ütleb ka, et tegelikult noh, inimeses on tavaliselt üks valitsev arhetüüp. ma ei ole nüüd selleteemalise Jungi jutlusi eraldi kuulanud, aga ma tean, neid on mitmeid. noh, üks või kaks, eks ole. ja vot, kui me selle ära tabame ja ütleme teraapias, miks jungiaanlik psühhoteraapia on nii võimas tänu sellele, et seal teadvustatakse ka inimese arhetüüpseid nii-öelda allhoovusid. ja Katrin Saale-Saul on ka öelnud, et kui kaasata teraapiasse vot need mingisugused naisarhetüübid, siis noh, nii-öelda tervenemine toimub rutem. ja Jungil ka ju tervenemisel need unenäod on tavaliselt ju sellised noh, väga tähendusrikkad ja arhetüüpsed kohati, Mhm. mis siis tõestavad ka seda tervenemisprotsessi. pluss seal võivad olla veel nendega seoses sünkroonsused, eks ole ju. välised sünkroonsused, mis kinnitavad mingit unenägu. no seal oli klassikaline juhtum oli Jungil, kus tema patsient nägi unes skarabeost, mis on siis Egiptuse püha sitikas mingisugune. ja patsient, üks naisterahvas, ta oli suht pessimistlik unenägude noh, terapeutilise tähenduse suhtes ja mingi hetke pärast kopsatas vastu akent mingisugune objekt nii-öelda ja kui Jung akna lahti tegi ja võttis selle sisse sealt, siis see oligi see skarabeus, mida sellel laiuskraadil oli suht harva, ütleme Šveitsis ja mis pärast seda muutis täielikult selle naise ja selle kliendi või patsiendi suhtumist arhetüüpsesse tasandisse. ma arvan, arhetüüpne tasand varjab mingeid omapäraseid sünkroonsusi. kui me hakkame seda mängu mängima, seal ei ole mingid pealispindsed märgid või siuksed, seal tulevad arhetüüpsed märgid, Mhm. mis aitavad meil avastada, sest me kuidagi initsieerime vastastikku, kui me elame selles tüübistikus, mis on kasvõi siis foonil, jah. me võime muidugi jah, kui me leiame, et kellelgi on kuninga arhetüüp, eks ole, väga sobiv, et ta on teinud selliseid suuri võimsaid asju, tal on suur süda ja hing ja kõik see värk. noh, jumala asemik maa peal, nagu kuningas oli arhetüüpselt. või olid ka sakraalkuningad olid Aafrikas näiteks, jah, kus kuningas ühendas endas ka peapreestri rolli. ta oli nagu šamaan ja pealik ühes isikus. et see on nagu eriti võimas. ja siis see seisuslikkus, see kuninga oreool, eks ole, kus see lihtrahvas, see käsitöölised talupojad, nad tahtsid puudutada selle kuninga, kui kuningas möödus oma defilees kuskil, tema kuuepalistust, mis oli püha ja tervendav. saad sa aru? millel võis olla väga tugev kate, aga võis olla ka selline noh, autoriteet, võimu autoriteet, noh, suursugusus ja kõik see värk. ma nägin ühte vene filmi kunagi, kahjuks ma ei kirjutanud üles, seal oli kaks surnud vaimu, osalesid mingi Vene tsaari Nikolai Teise vist oli vastuvõtul, oli siis selline suur saal, seal seisid aadlikud kahel pool, siis need naised seal ja siis see Nikolai Teine seal nii-öelda poodiumil
ja, ja siis keisrinna ka, et see oli midagi niivõrd suursugust. mul on see elu lõpuni meelde jäänud, seda filmi üles leida. ja siis need vaimud seal sagisid nende ohvitseride vahel ja siis noh, vaatasid kõike seda, imetlesid ja siis seal olid mingid kõrvalsaalid, kus olid mingi Ermitaaž oli sealsamas kõrval, siis mingid maalid olid seal ja kõik. No täielik selline aristokraatlik arhetüüp, no kukupikali lihtsalt. See oli hoopis midagi muud, kui me oleme harjunud, noh, oma sigimises, sagimises või ütleme, kui lihtrahvas võrreldes sellega on harjunud. ja kas me ei võiks olla uhked oma arhetüübika üle? mulle meeldivad just sellised õilistavad ja suursugustavad arhetüübid. mitte niivõrd, noh, koduperenaine või seal mingi noor tüdruk või noh, vaid ikka kuninganna ja preestrinna ja seal valitsejanna ja müstik. väga huvitav arhetüüp, keegi tõi siin. müstitar, müstik. et see annab sellise energeetilise hõngu, mis toidab meid, ta annab meile energiat, annab inspiratsiooni juurde. no Kreekas on see, noh, kuidagi arete vist või, on see sõna. kuidagi selline nagu, mitte ainult nagu suursugustes, aga nagu selline, Arete, jah mm. -hmm. jah. Et justkui nagu vooruslik, aga selles vooruses kandub mingi sihuke nagu võimas nagu olek iseenesest sisse nagu. üks sõna on auväärsus Jah, jah. mm.. et sa austad püha, on ju, sest ta on nii suur. ja vaata, kui inimesed projitseerivad nüüd ütleme kasvõi oma sisemise mehe või naise, nad projitseerivad oma sisemise arhetüübi teisele ja see teine on armumise faasis arhetüüp, see ei ole lihtsalt tavaline inimene. see on täiuslikkus, Mhm. kohutav vaimustus, selline, ma ei tea, energiavoog ja nagu oleksid Jumalaga kohtunud või Jumalannaga. ja siis see lihtsalt lahtub, eks ole, laguneb ära, see projektsioon. et vaata, kui võimsad arhetüübid meil on sees, sisemine mees ja naine anima animus, eks ju. et kui me projitseerime selle välja, siis teine ongi, arhetüübid ongi ju jumalused ja teemonid, nad ei ole midagi vähemat, nad ei ole mingid inimesed. jumalused ja teemonid. või me loome endale iidoli näiteks kellestki, jah, projitseerime temale siis vana targa mehe või ma ei tea, kuninga või mis kõik veel. mis võib ka ära laguneda, aga mis võib ka kanda. noh, kõige labasem muidugi varjuprojektsioon, mis võib ka ulatuda sellise märatsemise ja tapmise, ma ei tea, noh, sõdades on see, tapetakse lihtsalt teisi inimesi, nii võimas on see varjuprojektsioon, eks ole, mis massidele on sisse söödetud. Lähen ja tapan lihtsalt ja vägistan ja on veel õigust ülegi ja teen püha asja. püha sõda. kuidas saab sõda püha olla? ma saan aru, et no kaitsesõda on püha ja sa kaitsed oma perekonda, sugukonda, oma rahvust ja elu, elualasid ja nii. jah, see kuningriigis nagu väljendubki tegelikult see transcendentaalsus, ilma milleta see ühiskond tegelikult ei saa ju opereerida või ta ei saa säilida isegi. ta lihtsalt hävitab ennast ära, ongi noh, see varjutöö, mida ühiskond tegelikult peab tegema. sest kuninga arhetüüp ju, kui me võtame selle kasvõi selle neojungiaanliku kuningas maaga armastaja ja sõdalane, et ta nagu integreerib kõiki neid teisi kolme arhetüüpi. Mm -hmm. ta on terviklik, ta on jungiaanlikus mõttes terviklik. et kui ma integreerin oma varju, ma saavutan sellitöö terviklikkuse, kui ma integreerin animuse, see on juba meistritöö, eks ole. ja kui ma veel ise integreerin, ka Jumal tuleb minu sissepoole. noh, see on juba valgustumine peaaegu. nii et tekib selline telg, kord kaosest, mis samas on hästi avatud ja loominguline. kes on kuningas? kuningas on see, kes
imetleb inimeste potentsiaali ja teeb kõik selleks, et need potentsiaalid saaksid avaneda. see on kuninglikkus. Mhm. kuningas tahab enda suguseid enda ümber ja siis ta loob sellised soodsad tingimused alates lastest peale, et neist tuleksid nagu Paramahansa Yogananda ütleb, et me ei vaja mitte uusi kehasid maailma, me vajame taevasse uusi valgustunuid. Ja kohati ma kuulan teda, seal on seda suursugusust, et kohati niidab ja sa nutad vahepeal meeleliigutusest ja sa tunned aukärtust ja et selline suurus nendes visioonides, tema sõnades, selles rütmis, eks ole, selles vibratsioonis ja resonantsis. Ja ta ei ole mingisugune, noh, kui ta on bhakti, noh, me mõtleme, et sihuke mahajaanalik või kristlik, sihuke ainult sissepoole pööratus. ei, ta on revolutsionäär. ta tahab muuta tervet ühiskonda, tervet maailma. mitte, et me kindlustame siin surmajärgse endale ära oma suure sügava usuga ja see maailm ei vääri üldse mingit parandamist või ma ei tea, päästmist või ei. ta on integraalne Ken Wilberi mõttes. kõik väline, kõik seesmine, kõik kollektiivne, kõik individuaalne on mängus. et seal on see müstiku ja revolutsionääri sulam nagu sees olemas. ja kuidas me saame maailma parandada, kui me ei ole noh, mingit sellitöödki ära teinud. praegu ongi nii, et me tahame maailma parandada ratsionaalloogilisel tasandil. no me arutleme, me oleme kursis, mis kõik toimub seal, geopoliitiliselt kursis näiteks ja vandenõuteooriatega kursis, see on kõik ratsionaalloogika. Mhm. seal ei ole mingit energiat. seal sa praktiliselt nii-öelda järgid või jälgid või lihtsalt, kuidas seda öeldakse, paned kirja või fikseerid maailma hävingut. lihtsalt fikseerid maailma hävingut. lihtsalt tood neid uudiseid kogu aeg niimoodi. seal ei ole mitte mingit visiooni, seal ei ole mitte midagi, mingit alternatiivi, sest et inimestes ei ole seda energiat lihtsalt, neil ei ole seda loovust. ainus nende loovus on see, mis toitub adrenaliinist ja dopamiinist. et kuidas nüüd täpselt kuskil jälle mingisugune suur afäär ära tehakse, mis on hävitav, mis on traumeeriv, mis on, eks ole ju, absoluutselt varju arhetüüp, mis projitseeritakse kogu aeg välja. täpselt ja sellepärast ongi see, ise kuidagi mõtestasin lahti selle mingi paar päeva tagasi enda jaoks, et see reflektsioon on seal, et tekiks see reform. Et sa saad nagu peegeldada just sellepärast, et sa saaksidki aru, missugune see praegune seisund on ja vastavalt sellele teha see muudatus nagu. hea kui muudatus. sa ei saaks, kui sa ei saaks ennem või noh, kui sa ei saaks ennem teadvustada seda, kes sa praegu oled, seda olekut, siis sul ei ole nagu justkui seda peegelpilti, sa ei tea. ja sa ei tea, mida muuta, sa ei tea, keda olla. selles mõttes see on hea esimene aste, aga kui sealt jah, edasi minna, siis on jama, siis sa seda kukudki küll, seda omaenese auku. selles on see probleem, loomulikult on vaja teadvustada, mis mäng tegelikult käib, noh, nagu venelased ütlevad, et za kulissami, noh, kulisside taga, mis kulisside taga toimub, mm. geopoliitiliselt näiteks, jah. aga mis toimub veel arhetüüpsel tasandil, eks ole? et kuidas tõlgendada maailmas sotsiaalpoliitilised protsessid arhetüüpsesse tasandisse, arhetüüpsesse keelde. no siis öeldakse, et seal taevastes, vot seal toimuvad seal inglite ja teemonite vahelised võitlused, noh, sihuke, et seda veel kuidagi osatakse niimoodi projitseerida, aga et minna nüüd tegelikumaks ja täpsemaks ja psühholoogilisemaks, loogoslikumaks, seda on nagu vähem. see on see, millega Freud ja Jung alustasid, eks ju. et nad hakkasid uurima inimese alateadvust uuemas kontekstis, tähendab, ja ka kollektiivset alateadvust. kuni selleni Jungi selle teesini välja,
see, mis kõik praegu toimub maailmas, on meie otsene peegel meie sisemisest, sisemusest. Vahetu peegel. väljas on sõda, ma ei tea, mingisugune röövimine, orjastamine, siis on see meie sees, täpselt nii ongi. ja me kuidagi oleme selles otseresonantsis. See ei ole mingi külgetõmbeseadus, me ei tõmba mitte midagi külge, me näeme seda lihtsalt vahetult. see on kogu aeg olemas. ja kui me tegeleme maagiaga, noh, siis mõne aja pärast justkui me tõmbame külge, aga tegelikult meie vibratsioon, meie enda seisund muutub. siis on äkki see olemas. et ma olen niimoodi tõlgendanud seda. ja noh, see ulgumine ja hammaste kiristamine, noh, kasutame nüüd seda vanatestamentlikku ilusat kujundit, mis toimub praegu massiliselt nii-öelda hulkades ehk massides. sotsiaalmeedia on täis seda. et see näitab seda arhetüüpset tasandit. me oleme täielikult varjus. ja muidugi selleks on vaeva nähtud. et maatriksi tööriistaks on trauma, nagu siin, ma ei tea, keegi ütles. traumeerida, väliselt traumeerida. aga kui inimesed seesmiselt ei ärka, siis saabki neid lõputult traumeerida väliselt. ja siis nad on depressioonis, siis nad valivad eutanaasia, kui see on kättesaadav juba massiliselt, eks ole, ja ongi. või siis lähevad hea meelega sõtta, et oma frustratsiooni välja elada vaenlase kuju üle. et siis ongi põrgu, põrgu arhetüüp ja see ei ole, põrgu ei ole puhastustuli. põrgu on see, kus me ei saa sealt varjuaugust välja mitte kuidagi, vajume üha sügavamale sisse. lõpuks see hävitab ennast ka ära lihtsalt. Läheme ise hävingusse, hävitame teisi, meid hävitatakse. aga puhastustuli on see, kus sellest kannatusest saab õppetund ja me hakkame nägema mingeid alternatiive. me hakkame kasvama ja arenema. see on puhastustuli. see on valgus tunneli teises otsas. nojah, see on nagu see Püha Graal, see kuningas Arturi oma, mis te ennem ka nagu Ja. tõid sisse. et see ongi, seal ka ju loos, noh, näidati juba nendele rüütlitele, kui nad hakkasid otsima seda Püha Graali, on ju. noh, oligi, kui ta ilmutus, on ju, seal ringkonnas istusid ja siis ta tuli justkui nagu suursugusena välja, on ju, et kõik rüütlid olid nagu, et aa, ma tahan seda. siis läksidki sinna metsa ja vastavalt sellele nad vaatasid, et enne seal ei ole teed nagu. et läksid pimedusse sisse, on ju, läksid nii-öelda salateadvusesse. ja paljudele see nii-öelda Püha Graal oligi tegelikult juba mingi sõda, kuhu nad nagu läksid, kas nagu noh, valisid sinna sõtta minna justkui. ja kas surid seal ära või väsisid seal ära ja enam ei jõudnud seda Püha Graali enam otsida. aga need, kes sellest nagu sõjast aru said, need, kes teadvustasid seda või isegi ei olnud isegi sõda, vahest oligi näiteks mingi naine näiteks, kes rüütlile hästi nagu seksuaalselt tundus ahvatlev, on ju. aga ta teadis, mis see missioon on, ta teadis, et see on tegelikult see Püha Graal, mida ta tõeliselt otsib. see on see tõeline rahu. et ma ise tunnetan ka justkui, et noh, materiaalselt perspektiivi poolest võib-olla, et raha näiteks tagab mingi maja, noh, et ma saan maja osta, aga see ei taga mulle kodu, on ju. et ma võin osta näiteks voodi, aga see ei taga mulle head und. see võib tuua mulle mingi kaaslase, aga see ei taga mulle suhet. et see tegelikult see transcendentaalsus seal taga, see arhetüüpsus, mis võib olla noh, või puhas armastus tegelikult, lihtsalt autentsus. et see on see, mis annab selle rohkem sügavama mõõtme sisse. Yogananda toob selle toob sellesse pühasse liitu või abiellu, see on alati kolmekesi, mees, naine ja Jumal. ja seal on paktid, need on paktad, nad kontempleerivad, nad palvetavad, mediteerivad, tähendab, Jumal on esikohal mõlemas neist. ja läbi selle energia, mida nad saavad läbi selle andumuse suhte, on nad võimelised tajuma ka teineteist jumalikena, ainult läbi selle. ilma selleta Yogananda
nägemuses. Jung toob ka muidugi, on erandeid loomulikult küpsete inimeste puhul, kus ise arhetüüp on isegi integreeritud ja siis on Jumal sees juba. aga seal ta on esialgu väljas ja loomulikult inimene järk-järgult hakkab seda Jumala vaimu, kui ikka püha vaim peale tuleb, siis ta on minu sees juba. Mhm. Ja kui ma läbi selle nüüd suhestun teisega, oma partneriga, eks ole, et see on niivõrd suur energia, see ületab meie kummagi inimliku puudulikkuse ja ühekülgsuse ja mis muidu noh, varem või hiljem hakkab tekitama probleeme, me peame hakkama tegema väga tugevat varjutööd. kas me nüüd tuleme sealt läbi või ei tule, kas me kasvame koos või ei kasva. ja ka Jumala puhul loomulikult on varjutöö olemas, aga see kulgeb kõik nagu kergemini ja kiiremini, sest see baasenergia nagu on sisestatud sellesse suhtesse ja selle suhte pühadusse, jumalikkusse. ja siis ma hakkangi nagu nägema kõigepealt teise inimese, noh, seda imeteldavat poolt, mis on reaalselt olemas, see, milles on tema potentsiaal juba hakanud teostuma. Mhm. ja see on nüüd võimendatud veel arhetüüpse jumalikkusega. nii et, ja mida see tekitab tema nüüd haavatud poole suhtes, see ei tekita mitte ärritust või sellist noh, rahulolematust või šokki, see tekitab kaastunde, suure kaastunde. ühelt poolt jumalik armastus, teiselt poolt jumalik kaastunne. vot siis see paar on selles pühas liidus. et see on hästi võimas. ja ma olen just selleteemalisi videosid praegu pannud oma Facebooki gruppi, integraalse pakti, Paramahansa Yogananda integraalne pakti. ja mul tundub, et mitmedki mehed on hakanud huvi tundma selle vastu, just sellise suhte vastu. no Kristuses on see ka loomulikult, et abielu on kolme vahel, aga ma ei ole sealt nagu kogenud või ma ei ole süüvinud, ütleb see esoteerilisse kristlusse, et seal seda niivõrd võimsalt noh, nagu taibata ja kogeda endas, nagu ma nüüd antud juhul selle integraalse jooga puhul või integraalse pakti puhul tunnetan. et seal tekib väga tugev visioon. et kui me siin enne rääkisime visioonist, meil tekib selline visiooni äratundmine ja energeetiline kate sellele. ja siis inimesed on küsinud, kui ma olen sellest rääkinud, et kuidas liikuda sellesse püha vaimu seisundisse, noh, Kristuses on teada, kuidas liikuda, et seal on need abivahendid olemas, eks ole, pühakiri, eks ole, riitused, eks ole, seal palve ja nii edasi. aga mina leidsin ka tänu Paramahansale, et see on see, kõigepealt on see südamekeskuse avamine. ahah, see on see idakiriku südamepalve, mida öeldakse läbi südame. mitte lihtsalt sa ütled, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta mulle vaesele patusele, eks ole. Jesus Christos, sõn Boži, pomilui mea grešneva. vaid sa ütled seda läbi südame. ja siis sa viid südame koherentseks, nagu Greg Braden ütleb. ja mhm. koherentne süda, tema magnetväli on kohutav võrreldes ajuga, see on 5000 korda kõvem, suurem kui aju magnetväli ja elektriväli on 200 korda tugevam. ja siis ta muudab ka aju koherentseks. ja kui aju läheb koherentsi, siis hakkavad töötama hoopis teised näärmed, mis hakkavad eritama selliseid jumalikke hormoone, endorfiine, oksüdotsiini ja neid asju, mitte adrenaliini, kortisooli ja dopamiini, eks ju. nii et südame kaudu me saame juba asja käima panna ja meil tekib juba jumalik aisting, jumalik tunnetus. meil tekib juba teatud lokaalne püha vaim. ja süda on üks kõige kergemini avanevaid ja avatavaid tšakraid, lisaks kahele alumisele. me saame seda kasutada. kuidas jõuda sellesse bhakti seisundisse, püha vaimu seisundisse. ja arhetüüpika juurde kuuluvad sellised kõrged teaduse muutunud seisundid.
kui me samastume arhetüüpidega heas mõttes, mitte et me langeme just nimelt nende kultiveeritud ja rafineeritud vormidega, õilistatud vormidega, mitte nende loomalike instinktiivsete vormidega. Sest arhetüübid, kui me ei ole nendega kontaktis, nad on loomalikud lihtsalt, kui nad ühel hetkel murravad välja täiesti loomalikul kujul. Vaata, inimene joob end täis ja siis sa näed, noh, milline tema vari on, kas ta on loomalik või ta on rafineeritud. Ta on võib-olla väga kaunis, aga ta on olnud alla surutud, pole kasutusele võetud. Ma siin viimati loengu soovitasin, et kui teil on tekkinud mingi partnerlussuhe, et siis kõigepealt kontrollige kas või sellega. Jootke ta täis lihtsalt, vaadake, milline ta siis on ja milline te ise olete. mis oli muidugi hea nali, aga või võtke koos mingit sellist psühhoteelset ainet, tarku taimi ja nii edasi. Ma ei tea, selline nägemus jah, arhetüüpikast kuningriigi mängu raames. Kas me jätame nüüd selle õhku rippuma nii-öelda või? ma usun küll, jah. Et ma läksin lihtsalt praegu natuke teemasse sisse nii-öelda. ja väga vägevalt tuli, ma isegi ei hakanud segama. jah, no täpselt, et sa lähed kanalisse sisse, siis hakatakse andma. ja siis on, mõnikord on jah, vähe, mida on seal öelda. Et kuna seal on mingi selline, aga see on ikkagi arhetüüpne energia ja kuningriigi mäng on mõeldud ikkagi energeetilisena. Mm -hmm. et seal tuleb arhetüüpne energia taha. mitte lihtsalt loovus, vaid võib-olla mingi kõrgem loovus, mingi püha loovus kanalist nii-öelda. nii nagu Jeesusel, eks ole, kus see valge tuvi laskus siis, kui risti Johannes vist peale ristimist. alles siis ta sai püha vaimu. nii et Paramahansa Yogananda väga huvitavalt ja väga võimsalt kasutab nii kristlikke kui joogalikke, bhakti-joogalikke arhetüüpe. ja nad on niivõrd resonantsis omavahel. lihtsalt eri kultuuris natuke erineval kujul. ja ühte me tunneme pühadena oma kultuuris ja teised on pühad teises kultuuris. aga noh, kaasa inimene siiski on, haritud inimene on natukene juba kontaktis, võib-olla teinud ka mingeid idalikke praktikaid ja nii edasi. et siis tal on nagu kergem mõlematele ja seal on võib-olla veel kolmandaidki ja neljandaidki natuke juures erinevatest bhakti traditsioonidest, et on kergem nagu pihta saada. ja see võimendub nagu eri külgede pealt niimoodi, ta on nagu esteetiliselt palju mitmekülgsem. et erinevad vormid eri kultuurides, mis on tulnud kultuuri eripärast, nad võimendavad üksteist. ja tekib selline integraalsem, sellepärast ma nimetangi seda integraalne bhakti. Mm -hmm. kuule, aga tore, aitäh sulle kuulamast ja ja väljendamast ennast, et võib-olla tõesti, et las ta siis praegu niimoodi jääb. ja ja seda saime nüüd ka salvestada ja vaatame, kuidas Jumal edasi juhib neid asju, et ega täpselt, muud polegi teha. ja. ja ei, ma aitäh. arvan, et see on vägev teema ja kindlasti. Mhm. ma arvan, et vaim juhib meid noh, selle poole veel ja veel, eks ju, eri külgede alt ja eri vormides. rohkem ja vestlustena, rohkem jutlustena ja nii edasi. see mm on, -hmm. see on ilus. ja mul on ise ka viimasel ajal just elus kuidagi kattub see, mitte ainult arhetüüpsus, aga ka võib-olla selline kuidas ma ütlen, justkui ongi see kuninglikkuse arhetüüp, mis vajab teatud mõttes nagu väljendamist osati. jah, kuidagi ongi see, kui sa nagu iseenda elu võtad justkui nagu ka nagu lahti, justkui nagu kuninga perspektiivi poole pealt. et siis see tegelikult annab mingi nagu väe ja lihtsuse ka sinna juurde, mis nagu tekitabki võib-olla osati ka nagu sellist
ongi selline intensiivsus tekib juurde. aga kui sa nagu oskad seda transmuteeruda sellest nagu, mis sa ise ütlesid ka nagu see on nagu auväärne, on ju. et kui seda tõesti nagu kasutada, et siis see seda võib mõjub nimetada võib-olla isegi selliseks seisuslikuks eneseväärikuseks või seisuslikuks väärikuseks. mm. Nüüd -hmm. sellises mitte elitaarses või hierarhilises mõttes, vaid sest see ei olene selle nii-öelda staatuses sotsiaalses hierarhias. Seisuslik eneseväärikus on mis tahes valdkonnas. jah, Ma olen näinud selliseid inimesi alates, ma ei tea, maja koristajast kuni noh, ükskõik kelleni. mm -hmm. Või näiteks autolukksepp, kes on meister, see on hämmastav väärikus, mida ma olen endamisi imetlenud näiteks. või ma ei tea, korstnapühkija või, et viimastel aegadel ma olen kokku puutunud, mul on noh, ma ütleks niimoodi, et mul on au olnud kokku puutuda selliste inimestega, Mm -hmm. kelles on see arhetüüpne seisuslik väärikus, sest nad on saanud meistriks, nad on pühendunud ja sellest pühendumisest nad inimestena on ka kasvanud selliseks suursuguseks ja autentseks. jah, aga tore, aitäh ka teile, kes te nüüd seda vaatate ja kuulate ja võib-olla isegi sünnib mingit tagasisidet, siis ärge häbenege. võib-olla midagi avaneb teile omases unikaalses vormis, mis kõik rikastab sedasama ühist välja. ja jälle kohtumiseni.